Nii, nüüd me siis oleme maailmas, kus tehisaru lubadus on küsi ükskõik mida ja ma teen. Aga kui see suudab teha kõike, oskab kõike, siis miks mina üldse midagi teadma või oskama pean? Miks ma ei võiks sellele lihtsalt öelda, et tee minu eest kodutöö ära, kirjuta kirjand, pane kokku mu CV? No olgu, lased tehisarul oma koolitükid ära teha, see sulle meeldib, eks? Ja siis tulevikus teeb sinu eest töö ka ära, eks? Ja siis küsib sinu palga ka endale. Oot, mida? No võt, kuidas siis olla? Mida sellises maailmas teha? Aga sul on tehisaru ees üks eelis. Kas tehisaru ise tahab midagi? Ei, see ei taha ega tee midagi. Inimene on see, kes sellele ülesande annab. Sinu seest peab tulema see mõte, see kavatsus, see loominguline alge. No võtame näiteks filminduse. Juba praegu saame lihtsa käsu peale genereerida ülimalt realistlikke videoklippe. Pole vaja ühtegi näitlejat, stuudiot, lihtsalt ütled ja tehisaru teeb. Näiteks sotsiaalmeedias levivad tehisaruga tehtud videod sellest, kuidas vastsündinud Jeesus lamab hällis ja Maarja on tema kõrval suunamudija. Quick update. Joseph found us accommodations. 5 stars, he promises. Can someone explain personal space to this donkey? Joseph's making new friends already. Või siis sellised videod, kus antakse lühiülevaade erinevatest ajastutest USA ajaloos läbi inimeste väljanägemise. Need saavad sadu tuhandeid või miljoneid vaatamisi ja nende pealt teenitakse raha. Mina vaatan neid videoid ja mõtlen, et no igaüks võib tehisaruga sellise asja teha. Aga kas ma olen teinud mõne sellise video? Ei. Kas tehisaru ise otsustas, et teeb sellise asja? Ei. Aga keegi tegi, keegi otsustas, kellegi peas tekkis ideed, ahaa, selle tööriistaga saab sellise laheda asja teha. Ja ta tegi selle idee reaalselt teoks. See ei olnud ilmselt päris nii lihtne, et kirjutas 2-lauselise viiba, laadis video üles ja põmm, miljonid vaatamised. Mida kergem on sisu luua, seda tihedamaks läheb konkurents selles mõttes, et kui tahad, et keegi sinu loodut vaataks, siis see peab päriselt hea olema. See peab kuidagi nutikalt tehtud olema. Tehisaru annab tõesti tohutult võimalusi, aga sina oled see, kes peab neid võimalusi kasutama, kellel peavad need mõtted tulema. Selleks, et sul sellised mõtted tuleksid, pead sa elama ja midagi kogema. Ja üldse, kas on tegelikult nii, et tehisaru suudab ja oskab kõike? See teeb vigu, hallutsineerib, annab keskpäraseid tulemusi, eks ole. See tähendab, et sina pead olema ikkagi tehisarust parem. Sa pead suutma hinnata, kas see, mida tehisaru kokku kirjutas, on hästi kirjutatud ja faktiliselt õige või täielik jura. Selleks peab sul endal teadmisi olema. Aga kui sa ise lugeda ja mõelda ei viitsi, vaid lased kõik tehisarule ära teha, siis sinu ajus ei teki närviühendusi, ei toimu õppimist, on lihtsalt tühjus. Seega, mida siis teha, kui kõik on võimalik? Sinu kõige tähtsam ülesanne on katsetada, läbi kukkuda, leida üles need küsimused, mis sind ennast kõige enam huvitavad. Ja õppida maailma tundma eri nurkadelt, tekitada oma peas olukord, kus saavad kokku mingid teadmised, mis ei ole kellegi teise peas niimoodi kokku saanud. Ja siis tehisaru ei asenda sind, vaid võimaldab sul teha ägedaid ja kasulikke asju. Sest sa saad tehisarust hea asja kätte ainult siis, kui sinu sisend on hea.